Põhjakooli slogan on õppides õnnelikuks ja õppimine on teatavasti pingutus. Ja selleks, et üks pingutus teeks õppijat õnnelikuks, peab olema üks väga tugev ja hea raamistik või selline heaoluraamistik, mis seda õppijat toetaks. Ja toidu teema on kindlasti see, mis on õppija vaimse ja füüsilise heaolu jaoks oluline. Toidutarguse arenguprogrammis osalemine andis Nõo põhikoolile enesekindlust ja tuge toiduteemadega tegeleda, et koolitoit koolilapse päevas on väga oluline ja koostöö toitlustajaga muutus märkimisväärselt paremaks. Võib-olla see programm ise andis sellise teadlikuma, võib-olla süsteemsema ja mitmele valdkonnale pealevaatamise, sissevaatamise, et kuidas meil asjad siis tegelikult on. Meie kooli kõige olulisemaks osaks oli söökla muutmine. Praegusel hetkel on meil olnud pikad lauad, pikad pingid, kuid programmis osalemine andis meile selle tõuke, et sellel õppeaastal me hakkasime siiski tegelema sellega, et saaks väiksemad lauakomplektid ja oleks õpilastel ja ka koolitöötajatel mugavam süüa. Meie saime palju teada toidu tervislikkusest ja me õppisime, kuidas tervislikumalt toituda, mida süüa, mida mitte süüa. Selle programmi käigus sai Nõo põhikoolis väga oluliseks teadmiseks, et kuidas toidujäätmeid vähendada, et õpilased tulid sellega kenasti kaasa ja hakkasid ise ka vaatama, kuidas ja kui palju ma endale taldrikule tõstan, et toidu raiskamine kindlasti vähenes. Lisaks on selle projekti raames sündimas meie koolile toiduteadmiste teadmik, retseptiraamat, mis on küll pikaajaline protsess, aga kuhu tahame kaasata kõiki, nii õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid kui kogukonda tervikuna. Meie koolis sündis selle programmi raames üks oluline edasiarendus, mis puudutab iseõppepäevi, et me viisime sisse iseõppepäeva, mille kõikide klasside lõimitud teema oli seotud toiduga. Selle programmi raames sündis meie koolis palju parem koostöö. Koostöö söökla vahel, koostöö teise personali vahel ja mulle väga meeldis, et me kaasasime esmakordselt ikkagi nii suurde programmi meie õpilasi, kelle pärast me seda kõike teeme tegelikult igapäevaselt. Programm Koolipere toidutargaks võiks olla igale koolile võimalus arutada projekti teiste meeskondadega või mentoritega selliseid omanäolisi lahendusi enda kooli jaoks toidu teemal või toitlustuskorralduse jaoks. Suur tänu, et meil oli võimalus osaleda pilootkoolina selles projektis ja edu teistele koolidele!